Selle tunnistuse võib kokku võtta nii, et meil on hea Jumal. Ja võib-olla sa ütled täna aamen selle peale, võib-olla veel nagu mitte ennatlikult, aga nagu teiste usu peale. Sest sul endal on liiga vähe veel tunnistusi. Sul endal ei ole seda kogemust, mida nii mõnigi on kogenud, aga sa nii katsed selle järgi. Mida ma võin ette öelda prohvetlikult on see, et Jumal tahab igale inimesele anda sellist kogemust iseendaga. Igale ühele. Siin ei ole välja valitud, et ainult keegi saab või teine. Jumal, isa igatseb iga ühega sellist osadust, nagu Kärt välja tõi. Aga tänase jutluse pealkiri on, mida sa teed oma pisaratega? See mind nii puudutas ja mõned nädalad tagasi, Naatan, sina küsisid mu käest, Tissi, millal sa viimati nutsid? Millal sa viimati nutsid? Ja ma hakkasin mõtlema, millal ma nutsin. Ja sa veel lisasid rõõmu pärast. No ei mäleta, mõned pisarad on ju rõõmu pärast, mõned on kurbuse pärast. Aga üks on selge. Jumal näeb päris hästi. Minu silma nägemine hakkab ka vaikselt, nüüd ma veel olen eitusfaasis, aga salajane prillide kandja ma juba olen, aga et Jumala silma nägemine on päris hea. Ja meile võib jääda vahest mulje, et Jumal ei näe, Jumal ei kuule ja Jumal ei tee midagi. Ja ma ei tea, kuidas see kirjeldus sulle tundub, aga mulle tundub see nagu mingi elatanud inimene, kes enam ei tegutse. Ei näe, ei kuule, ei tegutse. Ja sageli Jumalat nii öeldakse, ei näe, ei kuule, ei tegutse, mitte midagi ei tee. Ei kuule, muud kui räägid, aga mitte midagi ei juhtu. Ja meie arusaam Jumalast ongi kellestki, kes on võib-olla müstiline ja kes teab, mis talle meeldib ja mis talle ei meeldi ja kole keeruline on temaga nagu hakkama saada. Ja siis inimene võtabki nagu ohjad jälle enda kätte. Et sellest Jumalast ikka asja ei saa. Tundub vähemalt nii, selles mõttes, et ei kuule, ei näe. Vaata ebaõiglust, vaata seda, vaata minu olukorda, midagi pole muutunud. Taavet korduvalt ütleb, et kas saaks nii, et nad ei ütleks, et kus su Jumal on. Jesaja pani kirja väga sügavad sõnad 55. salmis, Jesaja 55. Kellel on piibel, võite kaasa lugeda 55 ja see on 10 kuni siis 13. Sest otse kui vihm ja lumi tulevad taevast alla, ega lähe sinna tagasi, vaid kastavad maad ja teevad selle sigivaks ning kandvaks, et see annaks külvajale seemet ja sööjale leiba. Nõnda on ka minu sõnaga, mis lähtub mu suust, ja see ei tule tagasi mu juurde tühjalt, vaid teeb, mis on mu meele järgi ja saadab korda, milleks ma selle läkitasin. Jah, te lähete rõõmsasti välja ja teid tuuakse rahus. Mäed ja künkad rõkatavad rõõmust teie ees ning kõik viljapuud plaksutavad käsi. Kibuvitste asemel kasvavad küpressid, nõgeste asemel kasvavad mürdid. See sünnib issanda auks igaveseks hävimatuks märgiks. Aamen. See aamen oli natukene lahja. Sest see sõna oli prohvetlik sõna. See oli Jumala sõna muideks. Kui sa mõtled, see oli Jumala sõna ja see oli prohvetlik sõna. Jumala lapsena on mingeid asju, mis jõuavad meieni alles siis, kui me oleme piisavalt küpsed. Need ajad, kus sina ja mina tunneme ennast nõrgana, meeleheites, üksi, haiged, ükskõik, need on selleks, et valmistada meid täiskasvanuks saamisel, et meie usk saaks küpsemaks. Mida teeb lihalik inimene?
ta otsib õnne. Aga vaimulik inimene otsib rõõmu. Teeme nüüd vahe sisse. Rõõm on vaimulik, õnn on lihalik. Kui sa kõnnid rõõmus, siis sa tead, kuidas rõõmu saada, kuidas selles rõõmus jätkuvalt olla ja see näitab pidevalt meie vaimset olukorda. Sest rõõm ei ole kuidagi olukordadega seotud. See on nägemisega seotud. Ütle mulle, mida sa näed. Ja kui sa näed midagi, mida Jumal on sul näidanud, siis see täidab sind millega? Rõõmuga. Miks? Sest sa nägid. Õnn on seotud sellega, et kas sul on praegu see, mida sa tahad või ei ole. Rõõmul ei ole midagi pistmist sellega, mis meie füüsilises maailmas parasjagu toimub. Teeme selle väga selgeks, sest ma arvan, need on kaks asja, mida me ajame absoluutselt segamini. Minu õnnelik tunne, mis on röövitud minu tervise puudumisel või hädades, mis on seotud minu majandusliku seisukorraga, minu pere olukordadega, see on sageli seotud õnnega. Ma ei ole õnnelik. Miks? Mul ei ole seda, teist ja kolmandat. Aga rõõm on ilmutus selle kohta, mida Jumal on juba andnud ja juba teinud. Ja kõik, mis mul on vaja, on sellesse astuda. Amen. Ja vaadake, sellepärast loobki Jumal olukordi, mida saab nimetada kasvulavaks. Me ei ole harjunud sellega, et me peame kasvulaval olema. Alati, kui me kuuleme midagi Jumala käest, mingit sõna, siis on vaja usku. Sul on vaja uskuda seda, mida ta ütles. Ja kui Jumal midagi räägib, siis me ei saa seda automaatselt kätte. Vaadake Ristja Johannest. Kui ta Jeesust ristis, siis ta ütles, Jumal ütles, see on minu armas poeg, teda kuulake. Aga kui Johannes vangi pandi, siis saatis ta kohe Jeesusele sõna küsimuse, kas sina oled ikka see, kes pidi tulema või tuleb hoopis keegi teine? Tema olukord oli muutunud sootuks. Ennem ta oli Jumala poja kõrval, ta kuulis seda sõna, ta teadis oma kutsumust, ta oli sellesse pandud. Ta elas kui esseen, ta elas sellises Jumalale pühendatud elu. Ja see kõik oli nii võitud elu ja nüüd olukord muutus. Ja nüüd saadab ta sõna, Jeesus, kas sa oled päris või ootame uut messiat. Ja see pani teda küsima, kas see on ikka Jumala hääl. Vaadake, kui mina või sina, me kuuleme midagi Jumala käest. Ja me ei võta sellest kinni. Ja me ei hoia sellest kinni. Siis see sõna läheb kellegi teise juurde, kes sellest kinni hoiab. Sest siin oli kirjas, et kui Jumal saadab oma sõna, siis see sõna ei lähe tühjalt tagasi, ta leiab siis kellegi, kelle elus see sõna saab rakendatud. Me oleme kuidagi mõelnud vahest, et see sõna, mis siis tuleb, et see ongi meile nagu, ma ei tea, automatiseeritult. Et see on nagu, see sõna on meile kuidagi nagu, nüüd Jumala sõna loeti, nüüd on korras kõik. Ma julgen arvata, et see on saatana vale, et meid eksitada. Sellepärast, et kui sõna tuleb, siis on vaja uskuda. Sa pead uskuma seda sõna, mis sulle anti. Sest Jumal teeb oma sõna teoks sinuta või minuta, aga ta teeb. Punkt. Spurgeon, kuulus jutlustaja, on öelnud väga tabavalt. Ta on öelnud, et kui Jumal lubab, siis see on fakt. Kuigi selle täitumine võib viibida. Ära hinda Jumalat selle sõna järgi, mis toimub su ümber, vaid selle järgi, kes on tema. Hebrea 12:2.
vaadates Jeesusele, usu alustajale, täidesaatjale, vaadates kellele? Vaatad oma olukorrale, loomulikult vaatad oma olukorrale. Me oleme sageli just kirikusse leidnudki tee ju nii, et me vaatame oma olukorrale, arusaadav. Aga ta ütleb, et kui te juba jõuate, siis hakake vaatama õigesse kohta, kust tuleb teie abi. Me ootame inimestelt abi. Me toetume inimeste peale. Aga kas teate, mida esimene asjana Jumal sinu elust ära koristab? Need asjad, kelle ja mille peale sa toetud. Miks? Sest ta tahab öelda, need ei ole jätkuvad. Need ei saa sind toetada. Neil ei ole võimalus sind toetada. Kui me mõtleme selle maailma kaduvuse peale, siis mõelge korraks selle peale, kui te olete kodus teinud remonti. Te tegite remondi ära ja te olete nii õnnelikud selle remondi korteri üle. Ja siis tulevad külalised, te ütlete, me tegime just remondi ära, nad ütlevad, oi, kui värske kõik on. Ja siis nad tulevad järgmine kord ja ütleb, ja me tegime remondi ära ja siis sa küsid, oota, millal te tegite seda? Oi, tõesti, sellest on 13 aastat möödas. Ja siis sa vaatad, no jah, oleks vaja uuesti tegema hakata. See kõik on kaduv. Sellel millelgi ei ole kandvat jõudu meie jaoks. Ja Jumal on selle nii loonud, et ainus kandev jõud on tema sõna. See on igavene. Kui sa küsid, mis ei ole igavene, kõik see, mida sa näed silmaga, ei ole igavene. Ja kui sa nüüd hakkad mõtlema, mis sind õnnelikuks teeb, siis kõik see, mis on silmaga nähtav, kehaga kogetav, teeb sind õnnelikuks. Ja kõik see on kaduv. Ma arvan, et sa praegu ei tunne ennast lohutatuna veel. Oota, Elari, selles maailmas on ju, kõik ütlevad, et kõik, mida me tahame olla õnnelik. Me tahame, et meie lapsed oleksid õnnelikud. Õnnel ei ole midagi halvasti, aga õnne tagaajamisel on kõik halvasti, kõik. See on needus, mis on inimese peale pandud. Aga mis siis üldse on Jumala laste eelis selles maailmas? Mis siis on Jumala lapse eelis selles maailmas, kui isegi õnne ei tasu enam taga ajada? Siiamaani oli midagi, millest kinni võtta, et oleksin õnnelik, et tunneksin rõõmu sellest elust, nagu Saalomon räägib kogujas, kuidas ta tundis rõõmu kõigest, mida Jumal ta kätte andis. Ja ta ütleb selle kohta ju tegelikult väga lakooniliselt, Tühi töö ja vaimu närimine. Saalomon, ma ei ole selles faasis veel. Lase ma naudin siis ka, on mingi laul. Kes otsib õnne, on vaimulikust reaalsusest lahti ühendatud. Kes otsib õnne, on vaimulikust reaalsusest lahti ühendatud. Sest õnnel pole mingit pistmist vaimuliku reaalsusega. See on kõik see, mida sa täna, kohe, praegu saad nautida. Ja oleme ausad, kui sa ka saad need asjad, mida sa kohe tahad. Ütle mulle päris ausalt, kaua me tegelikult õnne tunneme? Poisid, te olete saanud uued telefonid. Kaua sa rõõmustad selle üle? Täpselt nii kaua, kuni järgmine mudel tuli välja. Sellel on parem kaamera. Ja ongi parem, nõus. Aga see õnn kestab ainult viivise, väga väikese hetke. Ja sa oledki ainult korraks taas õnnelik. Ja siis see kaob kohe, kui sa oled selle kätte saanud. Kas ma räägin endale? Aamen, siin on mõni usklik veel, väga hea. Pean vahest meelde tuletama, see 4 pühi kogudus, siin on lubatud vahel öelda aamen. Ma ei tea, kuidas teiste kogudustega Tallinnas on, vahest võib-olla ei lubata, aga siin tohib. Sest see on see, et sa väljendad seda, mis su südames on. Kuigi ema ütles, et kirikus peab tasa olema, ma tean seda. Mis on õnnelikkuse veel probleem? Ma mõtlesin sellele. Õnnelikkuse probleem on see, et ta liigub kogu aeg eest ära.
kogu aeg on nagu homme saab lõpuks õnnelikuks. Ülehomme saan lõpuks õnnelikuks, kui ma saan midagi kätte. Ja mulle tundub, et mis on veel õnnelikkuse suurim probleem on see, et ta on kogu aeg seotud tingimuste ja olukordadega. Kogu aeg peab midagi nagu paigas olema, täpselt. Ja siis sa oled sa ei ole õnnetu, sellepärast, et ikka asjad ei ole nii. Su sünnipäev ei läinud nii, nagu sa tahtsid. No, ja siis sa oled õnnetu. See õnn võetakse nagu kogu aeg su käest ära. Ja siis hakkad seda kaitsma. Ja siis ongi 2 etappi. Sa kaitsed teda ja ajad taga. Kaitsed ja ajad muudkui taga, et olla õnnelik. Abielus, kes otsivad õnne, teevad lõpuks oma suhtele lõpu selle õnne otsinguga. Okei, nüüd läheb veel kõvemaks. Sama on suhtes Jumalaga. Need, kes Jumalat emotsionaalselt otsivad, ja väga sageli me tuleme Jumala ette, emotsionaalselt otsime seda laetust. Me lõpetame Jumalaga suhte üsna pea sellega. Emotsioon on kaduv. Seal ei ole midagi valet. Aga nii nagu õnne otsimine abielus, nii nagu suhtes Jumalaga õnne otsimine, see ei ole õige tee. Inimesed käivad erinevates kirikutes ja räägivad, et näe, et selles kogudus oli hea, selles oli kogeda armastust. Okei. Mida ta mõtleb, on emotsiooni. Ta oli hästi vastu võetud ja seal kuidagi nagu, kõik oli nagu paigas. Aga vaadake, armastus ei ole emotsioon. Mitte ühegi koha pealt ei ole armastus emotsioon. Emotsioon on tagajärg, aga ta ei ole põhjus. Ma ei aja taga Jumalaga osadust, et saada emotsiooni. Mida on nii lihtne kristlikus tänapäeva modernses ülistuskeskses. Sa paned ülistuse peale ja muudkui kuulad ja hommikust õhtuni on ülistus. Miks see peal on? No siis on hea tunne. Emotsioon on laes. Te mõistate, ma natukene utreerin seda, aga ma teen seda meelega sellepärast, et ma näen võrdpilti, et kui abielus aetakse taga õnne ja kristlased teevad seal sama Jumalaga suhtes, siis selle lõpp on täpselt sama, tühi töö ja vaimu närv, mitte midagi ei alles. Sest mis sa nendel päevadel teed, kui emotsiooni pole? Jumal, sa oled kaugel. Jumalat ei ole. Jumal nutab. Jumal on kurb. Jumalat ei ole. Midagi ei ole. Mina olen kurb. Kõik on kurb. Aga Jumal ei tegutse selliselt. Ta ei ole emotsioonide Jumal. Kes tuleb, läheb, millal tahab, peksab uksi. See ei ole tema. Vaadake, armastus, kui te nüüd mõtlete, mida Jeesus tegi, keskendus kohusetundele. See oli kohustus, see oli see, mitte kuidas sa täna tunned, vaid see on isa. Kui sa saad, võta see minu pealt ära see, aga sündib ometi sinu tahtmine. Me peame mõistma seda vaimus, seda, mida ma räägin. Õnnelik olemist ja selle otsimine on ära lõhkunud meie vaimulikud elud. Need on teinud sellised üles-alla elud, kus me suures ojas ajame taga seda, mida Jumal tahab pühavaimu kaudu anna, ka neid väliseid märke. Aga see pole tema eesmärk omaette. Ta ei otsi kristlasi, kes saavad kiireid lakse siia, et saaks kiiresti jälle emotsionaalselt laetud, läheks õue. Aga see on ära rikkunud meie vaimulikud elud. Ja nii on saanud meie vaimulikkuse mõõde, nüüd ma ütleme, võib-olla see ei kostu jälle sulle hea, aga materiaalse maitse juurde. Lihaliku maitse. See on lihalik. Kõik hingeline on lihalik. Ja seda kuulates, mida sa lihtsalt pead praegu võtma, on see, et vaimu ja liha vahel ongi tohutu karjäär. Meile praegu meeldiks hakata, ma tean, teoloogiliselt lappima seda, mida ma räägin. Paneme lapid peale, hakkame Elari siduma, paneme siia natukene nii ja proovime seda ikka niimoodi aru saada ja see on ju hea sellele, see on hea sellele. Kas sa tahad öelda? Ma tahan, et me näeme, et see on lihtsalt selle vahel on tohutu karjäär. Kõik kaduv on kadumas. Ja vaimulik, mis on, see on igavene. Ja sa pead valima.
selle kahe vahel. Kui sa elust, nii nagu Kärt rääkis, sellest nii kinni hoiad selle elust, sa kaotad selle elu. Kui sa iga hinnaga tahad elada, see on meie sisse pandu, et me tahame elada. Aga sõna ütleb, kui sa oma elu niimoodi kinni hoiad, et sa kardad sellest kaotada, siis sa kaotad selle. Amen. Kallid, Jumal saab oma armastust näidata meile läbi asjade, see on kõige lihtsam. See ei ole talle mitte mingi probleem näidata meile oma armastust läbi asjade. Mis sul vaja on? Ma annan sulle. Aga sellepärast ütlebki, et otsige esiti Jumala riiki ja siis see kõik muu. Las ta olla, palun. Kõik muu tuleb peale kaupa. Aga ma tahan, et te otsite esmalt minu kuningriiki. Aga Jumal annab oma armastust ja neid asju kogeda alles sageli pärast seda, kui sa oled läbi katsumise läbi teinud. Sest siis ta teab, et sa suudad neid kanda ja nendel on õige väärtus ja õige koht. Läbi katsutud ennem ja siis annab Jumal kogeda neid asju. Sest muidu ta teab seda, kuidas me hakkame armastama seda elu. Paulus räägib nii paljudes kohtades, kus Timoteusele kirjutab, et see vend läks ära, ta hakkas armastama seda kaasaega, ta armus uuesti sellesse materiaalsesse. Ta leidis Kreekas mingisuguse õnne, ta leidis seal, ma ei tea, mingi päikese jumalanna tüdrukud. Õnnelikkus. Vaadake, see rõõm, millest me räägime, see, mis meid peab täitma, see tuleb vastutuse kaudu. Õnnelikkus ei näe tulevikku, rõõm näeb. Õnnelikkus ei näe tulevikku. Aga rõõm näeb. Õnnelikkus on alati lühinägelik. Aga rõõmul on visioon. Kus sa liigud, kus sa lähed, mis su tulevik on? Sa ei kujuta ette, mida ma tahan näha, mida ma näen. Me räägime juutidest, kes läksid gaasikambritesse rõõmsatena. Nad said minna rõõmsatena ainult ühel põhjusel, sest nad nägid midagi, mida teised ei näinud. Ja kui sa oled lihalik ja lähed gaasikambrisse, siis see on meeleheide. Miks? Ma pean elama. Ma tahan elada. Ma pean elama. Mu lapsed peavad suurelt kasvama. Ma pean kõike seda tegema. Jumal ju teab seda. Aga see on lihtsalt näide sellest, mis vahe on rõõmul ja õnnel. Nad on kategooriliselt kaks erinevat asja. Psalmist ütleb niimoodi, sina annad mulle teada elutee, su palge ees on mida? Rõõmu rohkesti. Kallis, kui sa praegu kuulad seda ja sust tärkab võib-olla kaks asja, võib-olla ühelt poolt tekib sul selline tunne, et ma ei ole tegelikult seda rõõmu kogenud. Ma tean, mis on õnn, selles ei ole vist küsimus, inimene teab, mis on õnn. Aga mis on rõõm? Mis on see rõõm, mis olukordadest ei sõltu? Su paremas käes on õnnistused igavesti. Origenes ütles, et tõeline rõõm ei ole emotsioon, vaid osadus Jumalaga. Korraks rahast. Kui pole eesmärki, siis ei tule ka raha. Mind see nii puudutas. Ma sain sellest aru. See on Jumala printsiip. Pole eesmärki, pole raha. Sest raha on töövahend eesmärkide täitmiseks. Jumal kasutab siin maa peal raha milleks? Eesmärkide täitmiseks. Ja meie arvasime, et raha on õnnelikuks tegemiseks. Me oleme petetud. Kõik, kellel on väga palju raha, ma tean mõnda inimest, kellel on väga palju raha. No, ma ei tea, väga palju, võib-olla mõne miljardid, aga ma tean, et 100 miljonid. Ma räägin nendega.
Nad ütlevad ühest suust, sellel rahal puudub absoluutne võime teha õnnelikuks. No kuulge, 100 miljonit. See ei ole vähe raha. Aga õnne ei ole. Ja kui sa küsid, mis vahe on sellel, kui tal oli 1000 eurot või 100 eurot või 5 eurot ja nüüd on 100 või 150 miljonit, miks sa ei ole õnnelik? Sest väga lihtne põhjus. Sa ei saa õnnelikuks, sest raha ei tee õnnelikuks. Raha eesmärk on midagi muud. Kui sa lahendad probleeme, siis raha tuleb su juurde. Väga paljud inimesed, me sageli küsime finantsraskustes, kogudustes on sageli inimesi, kes rahaga ei oska ümber käia või ei ole raha või on mingid muud hädad, aga me ei lahenda ka mingid probleeme. Jumal ütles, et palun hakka lahendama minu inimeste probleeme, kes on ümberringi. Ja siis sa töötegija on palka väärt. Aga pea meeles, et õnnelikuks see siis nüüd ei tee. Rõõm on igatahes võime näha tulevikku ja näha, et meie praeguse aja kannatused ei ole mitte midagi selle kõrval, selle au kõrval, mis on tulemas. Amen. Mitte midagi. Rõõm teeb meist nägijad ja me saame kogeda jälle midagi. Miks tantsib see inimene, kelle maja on varemetes? Miks ta tantsib? Kuidas ta teeb seda? Kas ta on hulluks läinud? Kuidas tantsib inimene, kelle tervis on ära võetud? Miks ta rõõm temast on nakkav? Sest ta on näinud enamat kui see, mida sina näed. Ja täna me küsimegi Jumala käest, mida ma peaksin nägema, Jumal, oma elu, oma laste, oma tuleviku kohta, et ma oleks rõõmuga täidetud, mitte ärevusega, hirmuga. Teate, mis on alternatiiv? Ärevus ja hirm. Palun, kui raske on täidetud olla ärevuse ja hirmuga? Kui sa mõtled korrakski tulevikku negatiivselt. Okei, asjad lähevad metsa. Väga halvasti lähevad, okei. Räägime sellest üks tund aega, mis siis saab? See rõõm, mis meis on, see ei ole seotud nende olukordadega, vaid see on seotud kõigega sellega, mida Jumal on tegemas. See au, mida ta on toomas. Me oleme lühinägelikud, sest me toimetame õnnelikuks olemise otsingutega. Ja kui me sööme Jumala sõna, anname ennast Jumala sõna alla, siis rõõm on loomulik tulemus. Okei, nüüd me joome rakenduseni. Loomulik tulemus on Jumala sõna. Miks? Sest Jumala sõna hakkab rääkima millest, ütleme nii, et sa mõtled, et ma saan aru, et see on tulevik. See on minu tulevik või? See on minu tulevik. See mulle meeldib. Seda ma tahan. Aga sellel ei pruugi olla midagi pistmist tänasega, sest tänane on kõik vastupidi. See on see Kärdi räägitud tänuohver. Meie poeg Daniel, kellel on mitme kordiga profeteeritud, et tal on prohvetlik mantel on tema õlgadel. Jumal, ta avastab seda ja ta veel ei teagi, ta õpib oma taevast isa tundma. Aga Daniel oli see, kes ütles, et Rebekka mitteametlik keskmine nimi saab olema Toda. Rebekka Toda Tamm. Ja meie pidasime seda imeilusaks naljaks. No mõelge isu, toda. Ja teate, see tähendabki heebrea keeles, Toda on tänuohver. Kõik, mis Rebekka puudutab meie elus, on tänuohver. Absoluutselt nullist alates. Sellest hetkest alates, kui Rebekka oli kuvöösis, ta oli Mustamäel ära viidud. Ja emad, te teate seda olukorda, kui te olete sünnitanud lapse, siis te eeldate, et see laps on teie kõrval. Amen. Aga kui see laps ei ole teie kõrval, mida te kogete oma vaimus? Ma küsiks. Ma ei oska seda kirjeldada, ma ei tea, ma ei ole sünnitanud last. Aga ma võin öelda seda, et kui me Kärdiga olime selles palatis, mis oli luksuslik ja ilus, nagu te teate, need on täna tõesti ju kenad. See tühjus oli nii suur. Aga meil oli valida üks, kas sa täidad selle tänuohvriga või sa täidad selle kurbusega. Ja ma nii mäletan seda, kuidas me hakkasime seal palvetama ja ütleme, et Jumal, see on kõige raskem olukord, kus me teame, et me oleme olnud. Mitte midagi pole lõppunud, kõik on alanud. Me ei tea mitte midagi tuleviku kohta ja me peame sind usaldama. Ja siis sündis üks lugu, mida ma kirjutasin, et Jumal andis kartulid, aga koortega.
see rõõm, mida issand tahab sulle anda, see tuleb läbi tema sõna. Ja sa saad selle täna loomulikult kätte, kui me hakkame seda sõna sööma. Aga praegu ma tahaks juua. Billy Graham ütles veel väga ilusti, leidsin mitmeid kirjavõiseid ütelusi. Rõõm ei ole tingitud asjaoludest, vaid sellest, keda me tunneme, Jeesust Kristust. Jesaja 10, mu hing rõõmustab issandas. Miks? Sellepärast, et ma tean, kes on Jumal. Miks me ütleme Jeesuse kohta issand? Jeesus on minu issand. Me võiksime öelda ka, tehniliselt võib öelda, et Jeesus on ka Jumal, jaa. Aga me pöördume Jeesuse poole kui issand. Ja me ütleme seda sellepärast, et Jeesus on otsene juht. Sa pöördud nagu isanda poole. Issand, Jeesus. Ja kõik, mida sa küsid Jeesuse nimel, isa teeb. On sõna nii, jah? See tähendab seda, et me pöördume Jeesuse poole kui kellegi poole, kes vastutab meie heaolu eest. Tema tegeleb vahetult meiega. Tema palvetab meie eest, tema seisab isa eest, tema annab isale edasi. Ja see Jesaja 10, mu hing saab rõõmsaks. Mu hing saab rõõmsaks kelles? Mu otseses juhis, issandas. Sest ta on andnud mulle päästerõivad. Ja siin on rõhutatud päästerõivad, mitte rõiva. Seal oli üks rõivas. Seal oli üks kuub. Vaid Jumal tahab anda täna sulle. Ma alustasin seda jutlust ühe sama lausega. Kui me oleme lapsed, siis me peame hakkama kasvama. Kui me saame kristlaseks, tuleb hakata kasvama. Ja see on kõik seotud selle sama rõivastega. Vaata, kui sa said usklikuks, andsid oma elu Jeesusele. Mõni on teinud seda hiljuti, mõni on teinud seda aastaid tagasi, siis me nimetame seda esimese armastuse faasiks. Ja mis on selles faasis imeilus on see, et kõik laheneb niimoodi. Kõik vastused on kohe käes, halleluja, siis saad aru, et okei, eelmine nädal tuli sulle, okei, vend. Seal on üks väike mure, me vahest arvame, et elu saab olema sujuv. Et see täpselt see esimese armumise faas, see kestab igavesti. Aga siis tuleb veel aeg ja nad ei tea seda, kus nad saavad ilu tuha asemele. Nad peavad millestki hakkama läbi minema. Küsi endalt, millest ma parasjagu läbi lähen? Nad küsivad oma usu ja kannatuse kohta küsimusi. Miks ma läbi lähen sellest? Oi, kui Kristus ongi selline, siis ma ei ole kindel, et ma sellist Kristust tahtsin. Vaadake, see esimene rõivas, mida Jesaja 61:10 kirjeldab, see rõivas on see, et sa ei lähe põrgusse. Kui sa võtad Jeesuse oma isiklikuks päästjaks. Aga siin on kirjas rõivad. See on mitmuses, see esimene rõivas. Ja selles, et me saaksime veel aru, mida need rõivad meie elus võivad tähendada, siis ma toon teile sellise näite, et Jeesus, kui ta suri ristil ja hauda pandi, siis ta pandi ühe rõiva sisse. See polnud sama rõivas, kui ta ilmus oma jüngritele. Sest see rõivas lapiti kokku ja oli päris kenasti seal virnas. Jeesus oli uue rõivaga. See ülestõusmise rõivas. Jumal tahab anda sulle rõivad, mis suruvad meid läbi kannatustest ja raskustest, et me jõuaksime austausse. Austausse. Amen.
sa küsid täna, mis on need riided, mida ma kannan, vaimulikud riided, need rõivad, mida ma kannan, miks need on mu elus? Miks ma käin läbi tervise häda praegu? Miks see on? Sest Jumal varustab sind uute rõivastega. Rõivad vahetatakse sellistes hetkedes. Uus rõivas on. Aga mina igatsen taga vana rõivast. Te olete päris vaikseks jäänud. Jumal tahab vahetada sinu tänase rõiva uue vastu, aamen. Mul on sulle prohvetlik sõna. Võta see vastu. Jumal vahetab sinu vana rõiva uue vastu. Ja ma tean, miks sa tahad täna alla anda, sest sul on vanad rõivad. Sa pead vahetama selle uue vastu. Jumal, siin on kirjas, sa ütled, ma annan sulle uued rõivad. Ma riietan sind uute rõivastega, et sa võiks kogeda ausse liikumist. Sõbrad, meil on silmad ees au. Glory. Jumala igavene ligiolu on meie silmad ees. Mitte häda peale või mingi kannatus, mida sa mõtled olevat endal kõige suurema elus, mida mina mõtlen Elarina enda elus kõige suuremana. Au. Mulle tundub kohati, et ma jutlustan endale. Jüri jarkas üles, väga hea. Jeesus tõusis surnust üles uute rõivastega. Vanad olid, nagu öeldud, kenasti kokku pandud. Jeesus läks muutmise mäele, ma tuletan veel meelde, Jeesus läks muutmise mäele, võttis kaasa 3 apostlit ja siis langes pilv. Ja seal kirjeldatakse seda, et tema rõivad muutusid. See on see etapp. Kes on sinu 3? Võib ka rohkem olla. Aga kes on sinu 3, kellega sa lähed muutmise mäele, kus Jumal ja tema ligiolu annab sul uued rõivad? Jeesus läks läbi risti surma, kogu selle vaeva teades, mida ta tegemas on. Ja see pole olnud võimalik, kui Jumal ei oleks riietanud teda uute rõivastega. Ja mitte keegi ei saanud võtta Jeesuselt rõõmu. Isegi mitte surm. Täna ei saagi sinult mitte keegi seda rõõmu võtta. Mida Jumal on tahtnud ja andnud sulle, varustanud, tahab varustada, ütleb, ma tahan sind varustada uute rõivastega. Ma tahan sind väestada väega ülevalt. Võta vastu. Aga Jumal, sa näed mu olukorda. Jumal, sa näed mu kehva iseloomu. Jumal, sa näed mu poega, see on täitsa hull. Sa näed seda, see on see. Ta ütleb, et see rõõm ei ole seotud nendega, millest sa räägid. Sa ei ole õnnelik, sellest saan ma aru. Naine kaevul Jeesusega kohtudes ei olnud õnnelik. Tal oli 6 meest olnud, 6 polnud ka tema oma, see oli ka laenatud. Ta oli õnnetu inimene, saate aru. Aga Jeesus ütles talle, et aga ma annan sulle vett. See on see rõõmu allikas. Ja sa mitte kunagi enam ei taha õnne otsida, sest sa oled täidetud rõõmuga. Halleluja. Ma rõõmustan Issandesse, sest ta on mind rõivastanud päästeriietega. Katnud mind õiguse rüüga, nagu peigmees. Vaadake, meid pannakse vaimusriide. Te olete kõik vaimusriides. Füüsilises maailmas me katame ennast riietega, okei, aga me oleme vaimus ka riides. Milliseid riideid sa kannad? Kas need on uued või vanad? Ja sõna ütleb, et ta tahab anda meile uued riided, kui me vaid kõnnime vastu, kui me vaid tuleme ta ligiolusse. Ma hakkan varsti lõpetama, ärge muretsege. Me peame rõõmus käimiseks tegema otsuse. Otsus näha kõiges Jumalat. Ma kordan seda, sest see on võib-olla selle jutlus üks kõige sügavamaid ja olulisemaid asju, mida ma saan jätta. Otsus näha kõiges Jumalat. Ma võib-olla ütlen seda lausa otsekõnes. Näe Jumalat kõiges. Kui sa ei hakka Jumalat nägema kõiges, siis sa ei hakka mitte kunagi rõõmus kõndima. Sest kui me ei näe kõiges Jumalat, siis kõik, millest me läbi läheme, ei oma mitte mingit suuremat mõtet
ega pointi. Ükskõik, millest sa hakkad läbi minema. Kui sa Jumalat ei näe kõiges, kui sa ei mõista tema olemasolu huvi meie elus, meie elu vastu, et tal on sinuga plaan ja ta teeb tööd sinuga, et teha sust oma poja Jeesuse Kristuse sarnane karakter, siis sa ei saa rõõmu, kui sa ei näe seda. See on otsuse koht, olete nõus minuga? Kui me ei näe, et praeguse aja kannatused on midagi, mis kasvatavad meid ja arendavad meid, siis me lihtsalt kannatame ja ei näe rõõmu. Amen. Tubli Rebecca. Okei, sul ei ole motivatsiooni liikuda rõõmus. Sul ei ole motivatsiooni, et liikuda rõõmu poole. Vaadake, rõõm on vaimne asi. Julgustus ja motivatsioon on 2 erinevat asja. Motivatsioon hakkab ütlema, et kuule, sa suudad, sa saad hakkama. Tule kolmapäev palvete eelistusele. Sa saad hakkama, ma usun sinusse või üks jalg teise jala ette. Aga teate, mida rõõm ütleb? See on lõpetatud. See ei ole mitte sinu motivatsioon, mida Jumal otsib. See ei ole see inspiratsiooni kõneleja, kes räägib täna siin, vaid see on Jumal ütles, Jeesus ütles ristilt, see on lõpetatud. See on kõik läbi. Mida sa töötad? Ennast üles nagu Taavetiks või? Rõõm puhkab Jeesuse lõpetatud tööl ristil. Rõõm puhkab Jeesuse lõpetatud tööl ristil. Kui sa seda aru ei saa, siis ei ole rõõmu. Kui sa ütled, et isa, ma tahan sellesse rõõmu astuda, ma teen täna otsused sellesse astuda. Ta ütles nii, et ma olen maailma ära võitnud, olge rõõmsad. Ja mis ta siis ütleb, teie võidate ka ära maailma. Kui mina tegin seda, siis teed sina ka. Ta ütles, et teie ka suudate neid asju teha, mis mina suutsin. Ja veel rohkem. Kallid pisarad, need pisarad, millest ma alustasin, need on seemned. Ja meil on suur oht ennem surma kaduda, kaotada osadus Jumalaga. Me hakkame küsima, kes see Jeesus ikkagi on? Me hakkame pisaraid valama valesse kohta. Need ei ole enam seemned rõõmuks, vaid seemned kurbuseks. Ja paljud meist ei pruugi näha surmast läbi. Selles ongi probleem. Me tahame elada, sest me ei mõista, et surm ei suuda kinni pidada meid. Rõõm on võime näha läbi sellest olukorrast, kus sa täna oled. Rõõm ei pea põhjendama, millest me läbi läheme. Sest rõõm teab, et kõik tuleb heaks neile, kes seda armastavad, Jumalat armastavad. Vaadake, Jumal ei pea ennast selgitama mitte kellelegi. See ei ole see, et Jumal, miks ma... Hiob ka hakkas nii küsima, aga Hiobi puhul on üks kõige parem näide sellest, et saatan pani puusse. Sest ta arvas, et Hiob armastab Jumalat asjade pärast. Tervise pärast, asjade pärast. Aga tegelikult ei olnud nii. Jumal ei seletanud mitte kordagi Hiobile, miks ta seda kõike teeb. Iga kord, kui me läheme teiega läbi millestki väga keerulisest, siis see on meie eelis, sest meie palveelu saab paremaks. Vaadake, nagu Kärt ütles, väga kerge on paluda, kui sul kõik elus on hästi. Ja eriti lihtne on paluda siis, kui sul on tulemused käes. Raske on paluda siis, kui tulemusi pole veel näha. Kuulge, aga meid kutsutakse usklikeks. Mitte niisama, vaid usklik, kes näeb midagi, mida Jumala sõna on öelnud. Vaadake, kõigil meil on pisarate aeg. Ja kui tundub, et palve ei toimi, kui tundub, et nagu Jeesus ise ütles, et ma lihtsalt ei suuda seda kanda, võta isa ära minu pealt see. Siis Jumal ei vasta sellistes olukordades. Teate, mis ta tegi? Ta saadab ingli lohutama Jeesust. Seal ei tulnud mingit erilist häält või oi sa pojakene, kullakene, sa saad hakkama. Ta saatis ingli. Ja ärge pange imeks, kui Jumal saadab teise kristlase sinu ellu lihtsalt sind julgustama sõnaga. Aga sa ütled, aga ma ei ole otse kuulnud midagi. Ta ütleb, et aga mu ingel tõi sulle mu sõna. Vaadake, mis Jeesus teeb, ta hoiab jätkuvalt ristist kinni. Pisarate aeg tuleb ennem üles tõusmist alati.
See, mida sina oma pisaratega teed, ei ole püha vaimu kontrollida, vaid ainult sinu kontrollida. Kuhu sa paned oma pisarad? Mis seemned su pisarad toodavad? Seda saadki kontrollida ainult sina ja mina. Seda ei saa kontrollida Jumala vaim. Sina kontrollid oma pisaraid. Mida sa teed oma pisaratega? Teise Moosese raamatus on üks koht, kus Iisraeli rahvas ohkasid orjapõlves ja hüüdsid ja happihüüd orjapõlves jõudis Jumalani. Ja seal on öeldud, et Jumal kuulis nende oigamist. Jumal kuulis nende pisaraid. Juhtide seas on üks nende siis ütleme tõlgendustes, Toora tõlgendustes on, et Jumal kuuleb alati vaest, ta kuuleb alati lapsi ja kuuleb alati, teine on mitte lapsi, aga ta kuuleb alati ema oma laste eest paletamas ja kolmas oli meeleparandajad. Need palved lähevad nagu kohe Jumala ette. Hanna ei saanud ainult mitte last, vaid temast sai prohveti ema. Mõelge sellele palvele, mida Hanna palvetas pisarates. Nagu oleks see tema enda oma, aga Jumal teadis, mis peab tegema. Jumal teadis, et need pisarad on nii tähtsad pisarad selleks, et see prohvet saaks sündida. Ja kallid, kui me ei ole teiega valmis neid pisaraid täna valama, siis prohvetid ei sünni. Sünnib kellegi teise peresse prohvet. Halleluja. Sinu rõõm on vaimu väljendus osadusest isaga. Ja ma võin teile täiesti julgelt öelda, et selle ajastu, kus me elame, kõige suurem väärtus ühe kristlase elus, loomulikult usk, sest see on kõige alus, on rõõm. Kas sina saad öelda, et rõõm issandus on mu tugevus? Või tegelikult sa ei saa seda öelda? See ei ole süüdistuse koht, see on reaalsuskontroll. Hiob ei saanud lapsi tagasi. Ja sellele ma mõtlesin läbi pisarata, sest ma mõtlesin, et Hiob sai tagasi kõik asjad, aga lapsi tagasi ei saanud. Sa ei saa oma lapsi tagasi saada. Ükskõik kui palju kellegile sünnib, see laps on kordumatu. Iga laps on eriline, aga vaadake. Võib-olla seda on natuke raske praegu mõista, aga Jumal jättis Hiobi südamesse ühe seemne, mis on võimeline tootma kogu aeg pisaraid Jumala ees. Kui sa mõtled täna valule, mis on jätkuvalt sinu sees, siis suure tõenäosusega on see selleks jäetud, et see oleks seeme Jumala ees palveks. Sellepärast ei lähe osa meie valust mitte kunagi ära. Et sul oleks alati põlved, millele langeda Jumala ees ja valada neid pisaraid Jumala ees. Jeesuse haavad olid pärast tema ülestõusmist tema ihul nähtavad. Miks? Sest iga kord, kui Jeesus läheb isa ette, et küsida sulle tervist, need vermed veritsevad jätkuvalt. Miks see on nii oluline? See on sellepärast, et isa näeb jätkuvalt kannatust. See ei olnud 2000 aastat tagasi. See pole luuletus, vaid see on, et Jeesuse Kristuse vermete läbi, see on täna sama isa ees, nii nagu siis. Need haavad, mis paistavad meie ihudelt, on pidev tunnistus, see valu, mis meie sees on pisarate jaoks, et me läheks isa ette. Meil on aeg hakata sööma Jumala sõna, kallid. Sest kui ma su sõnu leidsin, siis ma sõin neid, ütleb Jeremia. Ja su sõnad said mu südames rõõmuks. Milleks said Jumala sõnad? Nad said rõõmuks ja iluks, sest ma kannan sinu nime, issand vägede Jumal. Kallid, meil on täna vaja leida südamesse Jumala sõnu. Sina vajab täna rõõmu, mina vajan täna rõõmu. Amen. Me tegime piisavalt selgeks, ma loodan, et pühavaimu abiga ma tegin piisavalt selgeks, et õnnel ja rõõmul on vahe. Ütle aamen, kui sa mõistsid seda.
meil on vaja täna leida südamesse Jumala sõnu. Mitte pastor ütles, vaid Jumal ütles. Otse sulle. Hommikul ärkad ja mida sa tead? Sa tead, et kõik läheb hästi. See on nagu see, sa tead, et kõik läheb hästi. See on sõna sulle Jumala käest otse. Kõik läheb hästi. Kõik, mis toimub, sa tead, et saab korda. Aga teisel hommikul ärkad ülesse. Ja energiat pole. Tühi. Halloo. Ei taha püsti tõusta, ei taha midagi teha. Midagi on valesti. Teate, mis on valesti? Siis oled kaotanud sõna. Midagi muud ei olegi valesti. Mitte midagi muud valesti ei ole, sa oled sõna kaotanud. See on Jeesuse tähendamissõna sellest, et tuleb saatan ja röövib ära sõna. Ja sina küsid, oi, aga kas ma sõin vähe D-vitamiini või? Su sõna võeti ära. Leia sõna ja hakka seda sööma. Kui sellisel päeval tuleb ja sa oled kogenud, et on tühjus, siis mida on vaja teha, kallid? Mida on vaja teha, kui tuleb tühjus? Esimene reegel, sa pead hakkama kiitma Issandat. Sa pead hakkama teda kiitma ja ülistama. Sa pead leidma selle sõna ja hakkama seda sööma. Ja kui sa sööd midagi, kuulake nüüd, kui sina sööd midagi, siis see saab osa sinu ihust. Kui sa paned toidu enda sisse, siis see saab osa sinu kehast. Lugemine, piibli lugemine ei ole söömine. Jumala sõna ei ole ilmutuste hulk, vaid midagi väga palju enamat. Ja me räägime neid sõnu. Sõnu, mida me pole söönud. Aga kallid, mõelge korraks, väga kole pilt on, kui sa sööd ja räägid samal ajal. Kuidas see välja näeb? Ohtlik, ütleb Marianna. See ei ole hea. Vaadake, meie elu... Ma kohe lõpetan, ma tean, see on pikalt natuke läinud, aga need on olulised asjad. Ma usun, et te olete kõik saanud sellest osa. Meie elu tunnistuseks ei ole rääkida sõnu sellest, mida me sõime, vaid meie vaim ja hing räägivad sellest, kuidas me surmavarjoorust läbi läksime ja me ei kartnud. Me ei räägi nendest sõnadest, vaid me elame neid sõnu. Need peavad olema tunnistus sellest. Ma läksin läbi surmavarjoru ja ma enam ei kartnud. Miks? Sest rõõm oli minu. Teate, see hakkab kohe välja paistma, kui me hakkame Jumala sõna sööma versus lugema. Kohe. Spurgeon on öelnud veel, et kui sa suuda palvetada sõnades, palveta pisarates. Sest need on seeme. Jumal tahab anda sulle rõõmu ja Jumala sõna räägib sellest, et on olemas pool rõõmu. On olemas väheke rõõmu ja on olemas täis rõõm, kogu rõõm. Ja mida Jumal täna tahab? Ta tahab vürtsitada natuke meie palveelu. Meie palveelu vajab vürtsitamist. Ja Jumal teeb seda läbi oma vaimu kohalolu. Ja tema vaimu kohalolu sunnib meid tema sõna sööma. Vaadake, kui teil ei ole täna jõudu siin olla või seda jutlust kuulata, siis suure tõenäosusega pole sul rõõmu. Pole jõudu, et jääda siia. Iga tuul tõmbab su jalust, sest rõõm Issandas ei ole tugevus. Aga mis ütleb sõna? Jumala sõna ütleb, et ma tahan anda sulle rõõmu. Sina annad mulle teada elu tee. Su palge ees on rõõmu rohkesti. Su paremas käes on alati õndsus. Vaadake, kui me saame rõõmuga hakkama, siis Jumala õnnistused hakkavad voolama. Minu elus, sinu elus. Ja need pole seotud õnnetlikkusega. Sa võid täiesti vaikselt praegu lihtsalt jääda ja öelda, et Jumal, ma tahan kogeda seda rõõmu täiel määral. Võin sulle julgelt öelda, sul pole mingit alternatiivi õnnelikkuseks kui rõõm Issandas.
Ja kui sa mind ei usu, siis võta Jumala sõna, see on täis seda. Kui sa oled täidetud rõõmuga, sa ei karda surma. See ei tähenda, et sa tahad surra, sa ei karda. Sul ei ole vaja karta. Miks? Rõõm Issandas on mu tugevus. Ma tean, kelle juurde ma lähen. Ma tean, kelle laps ma olen. Ma tean seda. Ma tean, kes annab mulle kõik, mida ma vajan siin maa peal. Ma tean, kelle käest tuleb kõik, mida ma vajan. Halleluja. Tee täna otsus. Teeme täna otsuse. Et me tahame olla rõõmsad Issandas. Me tahame seda rõõmu rohkem kui midagi muud. Joy in the Lord. Rõõm Issandas on mu tugevus. Halleluja. Istuge rahulikult, me läheme palvesse praegu. Mu suurim igatsus on täna see, et kui sa teed selle otsuse, siis Püha Vaim tuleb ja kinnitab seda. See ei saa olema lihtsalt üks vaikne hetk su elus, vaid see on midagi, mida sa ütled, et see muutis mu elu. Ma ei ole enam sama mees, ma ei ole enam sama naine. Ma ei ole enam see sama mees, sest ma sain täna uue riide selga. See riie on seotud ühe uue kutsumusega mu elus, mida Jumal tahab, et ma veel teen. Jumal Isa, ma tänan sind selle eest, et sa oled nii ustav oma sõnas. See sõna on järjepidev, see sõna on vankumatu, see sõna on muutumatu, see sõna on täna meie keskel ja see teeb meid rõõmsaks. Ja Jumal, sa näed, et me oleme igatsenud õnne, me oleme küsinud õnne, aga me oleme ka täna siin pettununa, sest seda õnne ei olnud. Ei saanud. Aga Jumal, ma tänan, et su sõna ja sinu Püha Vaim täna vahendab meile seda, ütleb, et aga ma tahan, et te olete rõõmsad Issandas. Ma tahan, et sinu süda on täidetud tänuga kõige selle eest, mida Jumal on su elus teinud. Ma tahan, et kõik need asjad, mida Jumal on su elus teinud, oleks meeles. Et iga hetk, kui saatan tuleb ütlema, et ma ei tea, siis sa ütled, rõõm Issandas on mu tugevus. Vaata, mida ta on mu elus teinud. Vaata neid arme mu kätel ja jalgadel. Vaata, rõõm Issandas on mind toonud sellest kõigest läbi. Ma ei ole kuidagi kannataja, ma ei ole kaotaja, ma ei ole ohver selles maailmas. Me ei ole kadunud lapsed, me ei ole ootamas surma, vaid me oleme võitja lapsed, me oleme children of victor. Võitja lapsed. Isa, ma tänan sind selle võidu eest, mida sa oma poja Jeesus Kristuse kaudu tõid, et meil on täna sinu ees, Isa. Jeesuse tunnistus selle kohta. Jeesuse tunnistus selle kohta, et sa oled surnud meie eest. Sa, Jeesus, surid minu eest. Võtsid reaalselt minu koha. Ja täna sa saad Isale öelda kõik, mis on vaja mulle. Jumal Isa, ma profeteerin igale ühele, kes seda palvet kuuleb, et kõik, mida ma oma elus vajan, Jeesus, kanna see täna Isale ette. Aga olgu see suurim soov, et rõõm oleks meie sees. Nii palju on hirmu, Jeesus, sa näed, nii nagu su jüngrid kartsid, jooksid laiali, nii on ka kogudus täna. Iga paugu peale paneb kohe nutma, aga mitte rõõmust, vaid hirmust. Oi, mis saab? Jeesus ütleb, et ma tulen tagasi ja kogun enda omad kokku. No mis see rõõmu rohkem? Ma tulen tagasi ja ma kogun enda omad kokku. Mu lapsed on seal, kus siis olen mina. Halleluja, selle ajastu praegu kannatused pole võrreldavad sellega tulevase auga. Pole võrreldavad. Halleluja, Jeesus, ma tänan sind. Isa, ma palun Jeesuse nimel praegu, et rõõm üle Eelimi koguduse tuleks. Isand, et igaüks, kes siin praegu käega annab märku iseenda Püha Vaim sulle, täida mind rõõmuga, täida mind rõõmuga. Aita mul vabaneda kõikidest hirmumõtetest, kõigest sellest, mida ma olen kinni võtnud, öelnud, oi, sellest ma tahan kinni hoida, seda ma vajan. Ei, täna on lõpetatud see on lõpetatud. Ma võtan vastu, Jeesus, selle rõõmu, mis tuleb sinu käes. Sinu käes tuleb rõõm, las see voolab, las voolab rõõm.
see on selline rõõm, mis ei ole, nad küsivad, miks sa hull oled praegu rõõmustad, sul pole midagi hästi. Oo rõõm, issandas on minu tugevus. Olgu see tunnistus sinu huultel, tulgu uus tunnistus su huultele. Sa räägid vana rõiva juttu. Lõpeta ära, hakka rääkima sellest, mida Jumal on tegemas. Näita visiooniga silmadega, mida ta on tegemas. Ta on midagi uut tegemas, oled nõus? Teate üks tunnistuse sõna veel, mida sa oled silmadega suutnud ette kujutada. Seda on võimalik teha. Kui Jumal on sinu südamesse pannud ühe uue visiooni, nägemuse, siis see on võimalik. Isa, me tuleme praegu Jeesuse nimel selle ette kõiki nende visioonide unenägude eest, mida sa oled pannud meie südamesse. Sa oled näidanud meile midagi. Ja saatan on püüdnud seda pilti isegi koledamaks teha. Öelda, et ei, see pole võimalik. Ei, see pole Jumalalt. Issand, sinu nimel luba praegu nagu kinnitada seda sõna siin. Ei. See, mida Jumal on sulle näidanud, see toit, see pilt, see on võimalik ja saab toimuma. Kui Jumal näitas sind, et sulle, et sa oled terve, siis see on nii. Kui Jumal näitas sulle, et sa teenid, et ta kutsub sind teenimisse, ta kutsub sind eespalveteenistusse, ta kutsub sind teenima tänaval, ta kutsub sind rongis, bussis, hüüdma, kallid Tallinna linna kodanikud. Te panete puusse, kui te ei võta vastu Jeesus Kristust, sest tema on teie ainus päästja, siis tuleb seda teha kohe. Võib-olla kellelegi oli see vajalik praegu. Kui sa oled olnud kahe vahel, kas inimese eest palvetada või mitte, aga püha vaim sundis sind seda tegema ja sa ei teinud seda, siis läheb keegi teine palvetab tema eest ja ta saab terveks. Aga sina jääd õnnistusest ilma. Ära tee seda. Isa, ma tänan sind rõõmu eest. Ja ma tänan sind selle sõna eest täna. See on sinu arm. Aamen.